Maris Võrk, palju õnne tagasi pidupäeva puhul. Aitäh, suur tänu. On küll suur pidupäeva täna, jah. Täna vist saab mehed sama kiiresti rivisse kui tookord 25 aastat tagasi. Ei, palju valimine. 25 oli käski valmis, aga nüüd tuleb ka mehi koguda kokku. Võtab palju aega, võtab. Anne-Liis! Ravnjäisad tuleb! Seltsimees Laev, mida teie kui kunagine dessantgrupi komsorg sooviksite ütelda tänastele komsomolidele? Me soovime tänastele noortele, kes 25 aastat on, eks ole, nende head tööindu, head edu õppimisel, oma teadmiste saamisel ja sooviksime ka, et nendel oleks ka hea tulevik ja õnnelik tulevik tavas elus. Kõike seda, mille eest te võitlesite? Kõik ja meil on hea meel üle anda oma noortele seda, mida me saavutasime oma eluteel ja lahingpäeval. Kuidas teenistus läheb? Pole viga. Täitsa normaalselt. Kunas te armeesse astusite? Mina astusin armeesse 15. mail sel aastal. Kas on raske ka? Algus natuke imelik ja ebaharilik oli, aga nüüd on täitsa hästi läheb. Ja kus kandi mehed olete? Mina olen Tammsalust. Mina Tallinnast. Mina samuti Tammsalust. Kas soovite koduseid täna tervitada? Jah, selle päeva puhul küll tahaks tervitada kõiki koduseid. Täpselt samamoodi oma koduseid. Ja samuti koduseid ja siis ka isa ja tuttavad kõiki tervitada sel puhul. Ja kas võime siin juures veel lisada seda, et relv, tänane relv on kindlates kätes? Ikka kindlates kätes. Mida võime ütelda veteranidele? Kuidas teenivad tänased noored? Kas sama hästi kui nende isad? Jah, meil sellest kahtlust ei ole. Relvad on kindlast käes ja me oleme sellest kindlad, et nemad teenivad väga hästi. Как служите молодые? Наши молодые юноши, которых мы отправляем в армию, служат замечательно. Многие из них являются отличниками боевой и политической подготовки, классными специалистами. Мы от них получаем письма, они сообщают о том, как занимаются, как они овладевают боевой техникой, оружием. И надо сказать, что оружие, техника в надежных руках. Palju õnne, seltsimees kindral, lubage õnnitleda pidupäeva puhul. No, palju teile ka. Palun anda kõikidele Eesti poistele, korpuse poistele edasi, soovida head õnne, head edu neile ja täna head kõvad sammu neile meie rännakul mööda linna. Seltsimees Aru, te olete teeninud Nõukogude armees 50 aastat. Jah. Keda tahaksite meenutada neist, kes pole enam teiega? Noh, neid on paljud. Esiteks ma tahaks meenutada esimest minu abi rivialal, Veliki Luki all langes alampolkovnik Teiter ja paljusid teisi minu lähemaid sõprudena. Neid on muidugi väga palju olnud ja au ja kuulsus nendele, kes tõid, ütleme, oma võidualtarile kõige parema elu. Võit ei olnud kerge. Võit ei olnud kerge ja ei tahaks, et ta kunagi korduks see võit. Võit teisel alal, rahu olukorras, majandusalal ja kõikide, aga sõjavõitu poleks enam tarvis ja sõda ei sooviks mitte kellegile. Ja järgmisele generatsioonile tahaks meie veteranid ütelda, et võidelgu rahu eest, hinnaku rahu, kaitsku rahu ja armastagu oma kodumaad. Sõda on hirmus ja tuleb veel hirmsam, kui teda kunagi alustatakse. Aga arvame, et seda ei tule. Sellepärast tänapäeva relv on veel hullem, kui ta oli ja hävitab terved ütleme, riigid ja ka inimkonnad. See on kole. Ja mina, kui selle kõige hirmsama relva esindaja, tean seda ja ei soovita seda kellegile kannatada seda relva. Nii et vaat. Veel kord, häid pühi teile. Kõige paremat. Head pidupäeva. Teile ka.
läbi aastate meeles veel lahinguteed, muldonnide lehk, jalanartsud ja sügise porid ja kevade veed, kus rakettide valgusel astud. Sõjaveteran, Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretär Leonid Lentsman. Kellena teenisite sõja ajal? 25 aastat tagasi ma teenisin 249. diviisis poliitosakonna instruktorina. Ja 25 aastat tagasi, 22. septembril, kus asusite siis? 22. septembril asusime Tallinna all. Möödusime Tallinnast lõuna poole Rapla suunas. Aga täna, 20. septembril, olime kusagil väikse Maarja all. Siis ma läksin koos 21. polgu 2. pataljoniga koos polkovnik Mullasega. Mida täna sooviksid ütelda sõjaveteranina ja Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretärina neile noortele, kes vaatavad tänast veteranide rongkäiku? 25 aastat tagasi me olime ka veel kõik väga noored ja ma vaatan praegult, kes siin mööduvad võiduväljakult, on juba vanemad inimesed, aga 25 aastat tagasi nad olid ikka tunduvalt nooremad, täis eluindu, täis tegevust ja täist võidutahet. Ja tänane demonstratsioon näitab suurepäraselt, et see võidutahe lõppes ka suurepärase võiduga. Ja ma arvan, et meie noored peaksid ka nendelt nüüd juba vanematelt inimestelt võtma eeskuju, elutahte eeskuju, võidutahte eeskuju, sõpruse tahte eeskuju, mis tõesti kõiki ühendab meid, sõprus inimeste vahel, sõprus rahvaste vahel ja mis viib meid tõesti suurele võidule, mida me nimetame tänapäeval kommunismiks. Olgu noored kommunismi eest tublid võitlejad. Meie kaamera ees on Leningradi oblasti komitee sekretär Sineida Mihhailovna Kruglova ja Moskva oblasti komitee teine sekretär Виктор Семенович Попутин. Дорогие товарищи, мы празднуем вместе с вами. Мы желаем вам новых больших успехов.
примите самые добрые пожелания счастья, радости и новых побед от ленинградцев на встрече столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Спасибо. Прошу вас. Я присоединяюсь к поздравлению ленинградцев с большим и знаменательным праздником, который сегодня отмечают таллинцы и все трудящиеся Эстонской Республики. Весь советский народ сегодня может вспомнить это тяжелое время. И если говорить о празднике, то мы разделяем переживания, которые сегодня наблюдаем, смотря демонстрацию, парад ветеранов, присутствие сегодня на митинге. Одни переживания связаны с теми воспоминаниями, которые остались очень тяжелыми для всего советского народа и в том числе для трудящихся Эстонской Республики. И действительно, пожалуй, нет семьи у нас в стране, которая бы не понесла утраты близких, знакомых. Это тяжелые воспоминания. И с другой стороны, мы сегодня видим радостные лица. Это впечатление, это искреннее признание в честь победы. Мы понимаем, что только советский народ мог не только выдержать, но и победить во Второй Отечественной войне. Залог этому, прежде всего, дружба советских народов.